Tervist kõigile! Te vaatate Mõtlemaatikat ja täna kavatseme lahendada läbi 2015. aasta matemaatika põhikooli lõpueksami. Ma teen läbi kõik ülesanded ehk siis kokku 7 ülesannet. Muidugi lõpueksamit tehes saate lõpus ise valida, kas teete 6. või 7., aga selle video jaoks teeme kõik läbi. Aga mis seal ikka, alustamegi siis koheselt. Niisiis, ülesanne 1. Lihtsusta selline avaldis, ma ei hakka seda pikalt välja ütlema, ning arvuta selle väärtus, kui A võrdub 1/3 ja B võrdub -6. Mina alustaks selle ülesandega nii, et jagame selle tehte 3 osaks, ehk siis pluss ja miinus eraldab neid. Võtame esile siis 2 esimest sulgu siin. Nagu näete, saame esimese sulu sees olevad arvud ümber pöörata ja kohe on näha, et siin on valem sees. Korrutame 2a endaga ning saame 4a ruut ning siis ka korrutame 3 ning saame 9. Siit rohkem edasi minna ei saa ja võtame järgmise sulu ette. See on jällegist väga lihtne, korrutame sulu ees oleva b-ga tähed läbi ning saame b ruut miinus ab. Meil on alles nüüd üks sulg veel, siin on jällegi valem sees. Et teha asju lihtsamaks, tegime sulud pikemaks ning peame üksteisega need nüüd läbi korrutama. Vastuseks peaks tulema midagi sellist siin. Paneme nüüd meie vastused tagasi pikka tehtesse, teeme sulud lahti ja kindlasti ka vaata, et kui miinus on sulu ees, siis kõik märgid muutuvad sulu sees ning lõpp lihtsustatud vastuseks saame 3ab miinus 9. Meil küsitakse järgmiseks, et me arvutaks selle avaldise väärtuse, kui A on 1/3 ja B on -6. Paneme arvud avaldisse ning saame ilusa lõppvastuse, milleks on -15. Ja see ongi esimese ülesande lõpp. Võtame nüüd ette teise ülesande. Siit saab kätte 8 punkti ning meil on antud ette võrrand ning esimese asjana peame selle lahendama ja ka kontrollima lahendite õigsust. Esimese asjana tuleks meil viia kõik vasakule poole, aga enne seda peame lahti saama nimetajatest. 4 ja 5 ühine korrutis on 20, niisiis korrutame vasakut poolt 5-ga ning paremat poolt 4-ga. Teeme sulud lahti, korrutada sees olevate arvudega. Viime kõik arvud vasakule poole, kindlasti vaata ka märke, sest need muutuvad, kui nende kohta vahetad. Siit tuleb 5x ruut miinus 9x miinus 2 võrdub 0-ga. Võrrandist saame järeldada, et siit tuleb 2x väärtust. Võtame ette ruutvalemi, paneme arvud sisse ja korrutame arvud läbi. Ruuti juurest välja saame 11 ning nüüd leiame algselt esimese x-i, vastuseks tuleb 2 ning siis ka teise x-i, vastuseks saame -0,2 või siis -1/5. Kindlasti ei tohi ära unustada kontrolli, muidu kaotad punkte sellega. Esimese kontrolli teeme vastusega, kui x on 2. Esimesena vaatame vasakut poolt, vastuseks saame 1, siis vaatame paremat poolt ning vastus tuleb ka 1. See näitab, et x-i väärtus on õige. Nüüd peame ka kontrollima teist x-i. Vasaku poolele saame vastuseks 0,56 ning paremale poole tuleb täpselt sama vastus. Teine punkt tahab meilt, et arvutaksime leitud lahendite pöördarvude korrutise. Pöördarv tähendab, et me pöörame arvu ümber. 2 muutub 1/2 ning -1/5 muutub -5. Nende kahe arvu korrutiseks saame -2,5 ning see on meie lõppvastus teisele ülesandele. Ülesanne 3. Kassi näitusel olid Angora, Siami, Pärsia ja Siberi kassid. Siami kasse oli 2 korda rohkem kui Angora kasse, aga 3 korda vähem kui Pärsia kasse. Siberi kasse oli 13 võrra vähem kui Pärsia kasse. Mitu kassi igast tõust osales näitusel, kokku oli seal 47 kassi. Esimest korda lugedes seda võib see tunduda segapunter, aga tegelikult on see väga lihtne. Oletame, et Angora kassid on meil tähistatud x-iga. See tähendab siis, et Siami kasse oleks 2x. Me teame, et Pärsia kasse on 3 korda rohkem kui Siami kasse, ehk siis paneme 2x ette 3, mis tuleb 6x. Siberi kasse oli 13 võrra vähem kui Pärsia kasse, nii et peame 6 x-ist lahutama 13. Kokku kasse oli 47. Lisame kõik kasside väärtused tehtesse ning x-id kokku liites ja 13 teisele poole viies saame, et 15 x-i võrdub 60. Jagame 15-ga tervet rida ja saame, et x võrdub 4. Kuna me teame nüüd x-i väärtust, saame leida iga kassi arvu näitusel.
Sellega lõpeb 3. ülesanne. Niisiis oleme jõudnud 4. ülesande juurde. Täisnurkse trapetsi alused on 2 ja 3 meetrit ning lühem haar on 6 meetrit. Esimese asjana peame tegema joonise. Seda joonist ei oleks raske teil teha, kui teate, milline trapets välja näeb. Panin siin ka nurkadele tähed, et oleks kergem valemeid välja kirjutada. Järgmiseks peame leidma selle trapetsi pindala. Valemiks on 2 aluse summa jagatud 2 ning siis korrutatud kõrgusega. Sisestame arvud valemisse ning saame, et pindalaks tuleb 15 ruutmeetrit. Kolmandaks meil küsitakse pikema diagonaali kohta, mis jaotab trapetsi 2 kolmnurgaks ning peame leidma nende kolmnurkade pindalade suhte. Nagu näete, muutsin seda joonist natuke, et oleks loogilisem vaadata. Kõige lihtsam viis seda suhet leida oleks meil algselt vaja leida kolmnurga ABD ehk alumise kolmnurga pindala, kuna meil on täpsed pikkused antud ja see on ka täisnurkne. Pindala valem on alus korda kõrgus jagatud 2 ning vastuseks tuleb 9 ruutmeetrit. Et leida teise kolmnurga pindala, saame võtta algse trapetsi pindala ning lahutada sellest maha alumise kolmnurga pindala. Vastuseks tuleb 6 ruutmeetrit. Nende pindalade suhet saame kahte moodi näidata. Valik on sinu. Ja sellega ka lõppes 4. ülesanne. Nii, nüüd oleme jõudnud omadega 5. ülesande juurde. On näha, et tegemist on protsentülesandega. Loeme ka teksti läbi. Karuputk on väga suur taim, mis häirib looduslikku tasakaalu ja on ohtlik inimese tervisele, sest karuputke mahl on söövitava toimega, tekitades kokkupõttel nahapõletusi. Aastateks 2011 kuni 2015 koostas Keskkonnaamet selle taime ohjamiseks tegevuskava. Kui 2010. aastal leidus näiteks Viljandimaal karuputke ligikaudu 290 hektaril, siis 2015. aastaks tahetakse selle ala suurust oluliselt vähendada. Sektordiagrammil on kujutatud karuputke levikut Viljandimaal maaomandi vormi järgi ning meile on antud 4 küsimust, millele tuleb vastata. Esimene küsimus. Mitmel hektaril Viljandimaa riigimaast kasvas 2010. aastal karuputk? Karuputke oli kokku 290 hektaril, siis riigimaa oli sellest 7%. Et leida riigimaa ala, korrutame 7% 290 ning saame vastuseks ligikaudu 20,3 hektarit. Teine küsimus. Mitu korda oli 2010. aastal Viljandimaal karuputkest haaratud eramaa pindala suurem kui riigimaa pindala? Esimese asjana otsime eramaa osa, selleks korrutame 72% 290 ning saame vastuseks 208,8 hektarit. Et leida, kui palju suurem see on, peame jagama eramaa pindala riigimaa pindalaga ning saame, et umbes 10,3 korda on see suurem. Kolmas küsimus. Viljandimaa pindala on ligikaudu 3590 ruutkilomeetrit. Mitu protsenti Viljandimaast moodustas 2010. aastal karuputke levikuala? Esiteks pead sa teadma, kui suur üks hektar on. See tuleb 0,01 ruutkilomeetrit. Korrutame selle arvu Viljandimaa karuputke alaga ehk 290 ning saame 2,9 ruutkilomeetrit. Et leida karuputke levikuala tervest Viljandimaast tuleb korrutada see osa 100% ning siis jagada Viljandimaa alaga ning vastuseks saame ligikaudu 0,1%. Neljas küsimus. Tegevusplaani järgi leidub 2015. aastal Viljandimaal karuputke ligikaudu 180 hektaril. Mitme protsendi võrra väheneb karuputkest haaratud Viljandimaa pindala võrreldes 2010. aastaga. Et leida see vahe, lahutame 180 290 ning saame 110 hektarit. Otsime samamoodi selle protsendi ning vastuseks tuleb umbes 37,9%. Nüüd oleme jõudnud valikülesannete juurde, nendest pead sa ise ainult ühe välja valima ja läbi lahendama. Ülesanne 6. On antud funktsioon y võrdub a korda x ruut pluss c, kus a ei ole 0. Selle funktsiooni graafiku haripunkt on 0 ja -2 ning punkt a, 2 ja 6 asub selle funktsiooni graafikul. Esimeseks asjaks peame arvutama selle funktsiooni ruutliikme kordaja a ja vabaliikme c. Haripunkti abil saame leida vabaliikme c, milleks siin on see -2. Et leida ruutliikme kordaja a,
tuleb esimeseks punktist A võtta välja Y, mis on 6. Paneme 6 funktsiooni ning arvutame välja A. Saame, et 8 võrdub 4A, jagame tervet rida 4-ga ning saame, et A võrdub 2. Teiseks peame kirjutama välja selle funktsiooni valemi. Kuna me teame A-d ja C-d, saame, et Y võrdub 2x ruut miinus 2. Kolmandaks tuleb arvutada välja selle funktsiooni nullkohad. Selleks peame funktsiooni võrduma panema nulliga. Viime numbrid teisele poole, jagame tervet rida 2-ga ning võtame ruutjuure. x1 tuleb 1 ja x2 tuleb miinus 1. Neljandaks peame joonistama selle funktsiooni graafikuga. Kuna meile on antud nullkohad, haripunkt ja üks suvaline punkt, siis sellega umbes peaks midagi sellist välja tulema. Viiendaks küsiti, kas sirge y võrdub 2x miinus 4 lõikab selle funktsiooni graafikut. Tehes omale x ja y tabeli, saate ühe sirgise juurde joonistada ja nagu näha, see lõika seda, ehk siis vastus on ei. Nüüdseks oleme jõudnud viimase ülesande juurde. Firma toodab korrapärase nelinurkse püramiidikujulisi küünlaid, mille põhitahu diagonaal on 10 cm ja külgserv on 13 cm. Iga küüne all pakendatakse ristahuka kujulisse karpi, mille põhi on ruut ja põhiserv on 8 cm. Karp on küünlast 1 cm võrra kõrgem. Esiteks küsitakse, et arvutaksime karpi kõrguse. Ma natuke täiendan joonist, et saaksime valemid paremini välja kirjutada. Leiame esimesena püramiidi kõrguse, selleks kasutame Pythagorase teoreemi. Kuna me teame AE ehk külgserva pikkust ja AC ehk põhjadiagonaali, millest võtame pool, et kasutada Pythagorast, saame leida kõrguse. Vastuseks tuleb 12 cm. Meil öeldi ka, et karp on küünlast 1 cm võrra kõrgem. Lisame ühe püramiidi kõrgusele ja saame 13 cm. Järgmiseks peame arvutama mõlema küünla ja karbi ruumalad. Küünla ehk püramiidi ruumala valem on 1/3 korrutada 2 põhjadiagonaali korrutisega, jagades selle 2-ga ning korrutada kõrgusega. Paneme arvud sisse ning vastuseks saame 200 kuupsentimeetrit. Et leida karbi ehk kuubi ruumala, korrutame ühe küljepikkuse ruudu kõrgusega ning pannes arvud valemisse, saame 832 kuupsentimeetrit. Kolmandaks küsimuseks küsitakse, et kas püramiidikujulise küünlaga sama kõrge silindrikujuline küünal, mille ruumala on 750 kuupsentimeetrit, mahub sellesse karpi. Sellele küsimusele saaks mitut viisi vastata, aga mina vastaks sellele nii, et võtaksime silindri ruumala valemi, eraldada sellest raadiuse ning paneme arvud sellesse sisse. Vastuseks tuleb 4,5 cm, mis on suurem kui 4 cm, mis tähendab, et see ei mahuks sinna karpi. Sellega on 2015. matemaatika põhikooli eksam läbi. Ma loodan, et saite sellest videost kas või natukene kasu õppimiseks. Mul on kavas veel mõned eksamid lahendada põhikooli jaoks, nii et kindlasti hoidke silmad lahti. Pange like, kui teile video meeldis ja kindlasti ka kommentige, kas sellest oli teile abi ja kas selline uus videoformaat teile meeldiks. Kuniks järgmise videoni, nägemist!